helikunsti mesinädalad on täies hoos, aga kas keegi viitsib raamatut lugeda? Äsja tähistas Kirjanike Liit oma 90. sünnipäeva. Kevadeti toimuvad kirjandusfestivalid. Emakeelepäeval Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval märtsis antakse välja kirjanduse aasta auhindu. Kuidas elab selles kontekstis Eesti romaan ja kes seda kirjutab? Meenutame, et möödunud aasta parimaks romaaniks kuulutas žürii Olle Lauli Kodutuse. See pealkiri ei tähenda nüüd päris otseselt seda, et ta räägiks Eesti kodututest inimestest praegu. Pigem on see kodutus ikkagi kuidagi laiemalt seotud sellise inimese või kaasaegse inimese pidetuse. Ma ei tahaks päris öelda, et juurtetusega, aga selliste inimese eksistentsiaalse olemisega üleüldse, et kes ta on või kuhu ta tegelikult üleüldse kuulub ja kus ta kodu nagu on või mis see kodu tegelikult üleüldse ikkagi peaks tähendama. Et sellest on niimoodi hästi raske niimoodi väga konkreetselt rääkida. Ta pigem ongi niisugune ellu sisse vaatamine ja inimesel elus kodu peaks see kuskil olema, eks me seda siis nagu otsime, eks ma seda olen oma tekstis ka siis otsinud, mis ta siis on. Aga kuidas te üldse selle kirjutamiseni jõudsite? Ma arvan, et selline päris esmane alge tuleb ikka lapsepõlvest. Seda ma mäletan küll juba päris poisipõnnipõlve tagasi minnes ikkagi seda, et see soov kirjutada on. See, et see kirjutamine annab sellise tohutu vabaduse, et ma mäletan, et umbes selline mõte oligi, et kirjutada on sama kihvt kui õues ringi joosta või mängida. Et nii kui me jõuame mingite koolitükkideni või selleni, siis tuleb selline kohustus, et sa pead midagi ära tegema, aga selline vaba jooksmine võis olla nii õues kui ka paberi peal ja et selles mõttes, eks ma sirgeldasin küll neid mõtteid sinna kirja, aga ma arvan, et kui me jõuame selliste romaanide kirjutamise või ütleme tõsise kirjanduse tegemiseni, siis minule tundub, et inimesed üldiselt alahindavad seda elukorralduse olulisust kõige selle juures, et arvatakse, et kui inimesel on mingit laadi anne või soov kirjutada, et siis nii juhtubki, et siis sa saadki kirjutada. Tegelikult on elu ikkagi niivõrd karm, et võib juhtuda niimoodi, et sa ikkagi aastaid või lausa aastakümneid tõstad seda kõik edasi või lükkad seda edasi ja ei kirjuta. Teades, et sa tahaks seda teha, aga sa ei saa seda teha, sest et ma arvan, et lühivormiga võib-olla oleks natuke teistmoodi, aga suurte romaanide puhul, ja ma arvan, et suuri romaane on Eestis vaja kirjutada ikkagi, siis neid ei tee niimoodi kuidagi põlve otsast, vaid see on ikkagi selline vastutustunde küsimus ka, et kui ma ikka süvenen ja kui ma teen, siis ma pean tegema hästi, et ma ei taha võtta asja ette, kui ma tean, et mul tegelikult ei ole aega ja võimalust praegu kirjutada. Ja kaua teil aega võttis selle? Mõlema raamatu kirjutamine võttis minu jaoks umbes suurusjärgus 1,5 aastat või see ei ole selline pidev töö kaugeltki mitte, vaid ta on ikkagi see periood, kus ma aeg-ajalt kirjutasin rohkem, siis mõtisklesin, tegin märkmeid, aga kõik see võttis kokku ikkagi mingist algimpulsist kuni siis selleni, kui käsikiri toimetusse läks kuskil umbes nii palju, võib-olla natuke isegi rohkem. Millega te tegelete siis, kui te ei kirjuta? Käin tööl nagu kõik Eesti kirjanikud, tahaks öelda. Minu haridus on metsandus ja ma töötan korralikus metsanduslikus organisatsioonis, toredad inimesed, et selline töine elu on ka täiesti okei, et ei ole nagu midagi kurta, et sealt kõrvalt on võimalik leida aega ka kirjutamiseks, aga mõelda tõsiselt Eesti kirjanduse peale ja selle peale, et kuidas me oma keelt peaksime ikkagi hoidma ja arendama kuidagi, siis selline professionaalse kirjaniku kutse võiks olla ikkagi tõsine mõtlemiskoht, et romaane ei kirjutata niimoodi muu töö kõrvalt. See on ma arvan, et see hakkab meile Eestile tulevikus kätte maksma, meie kultuurile. No aga ometi tulevad mehed metsas sõna otseses mõttes praegu. Jah, mul on selles mõttes tõesti natukene nagu mitu identiteeti ja kui te seda raamatut loete, siis te leiate sealt tegelikult samamoodi peategelase või tegelasi, kes oma nimede ja identiteetide küljes väga ei ripu, et nad on tegelikult natukene nagu mäng kõik, et eks me kõik täidame elus ju väga erinevaid rolle ja mõned rollid erinevad
omavahel ikkagi üsna kõvasti, et minu puhul see praegu tegelikult niimoodi on. Retseptiraamatuid on poes pinude viisi. Nüüd on meil ka Vietnami retsept, mida esitleti Solarise raamatupoes novembri alguses. Milline on see Vietnami retsept? On see mõni koogiretsept? On see riisitoidu retsept, viina retsept? Ei, see on tegelikult kujundlik pealkiri, on kui retsept, kuidas ise endaga hakkama saada. Teisest küljest, kuna kogu see lugu toimub Vietnamis, siis ta on otsapidi ka Vietnami retsept, et ta on selline trikiga pealkiri. Trikipoiss, ise käisid Vietnamis, said siis sealt mingit elumõtet otsida või? Ega ma ei otsi sealt elumõtet, mul käivad sõbrad seal käisid, ma läksin lihtsalt, nad rääkisid, et oli hästi tore, üks paremad asju, mis olen näinud ja siis ma sinna läksin, ta oli veel palju huvitavam, kui ma oskasin üldse loota, sellepärast, et mul ei olnud Vietnamist mitte halli aimu, mis seal on. Ja ega kui sa loed Lonely Planetit, siis sai ainuke asi, mis sa loed, see esimene, et kõik süvad food, aga see veel ei ütle mitte midagi. Nad olid jube vaesed, et kui ma käisin esimest korda 5 aastat tagasi ja käisin nüüd eelmine aasta praegu, siis selle ajaga jooksul on see Vietnami juba nii palju muutunud, ma kujutan ette, et 90 ja praegu me ei tunne, see on sama kui Eestis 90 ja praegu. Aga mis aasta Vietnam siis sinu Vietnami retseptis? Ta on nüüd mingi viimaste aastate, sest ega mul oli endal ka raske, et ma hakkasin nagu justkui kirjutama vanemate sõitude nagu selle mälestuste põhjal, tegelikult kui ma uuesti läbi sõitsin kogu aeg, see oli kõik oli nii muutunud, ma ei tulnud osasid linnu enam ära ja kõik oli nii teistmoodi, et ega mulle andis neid 2 pilti kokku panna sellest ühest samast kohast. No tavaliselt on ju see, et sa kirjutad reisikirja, sul on teine vorm. Ma mõtlesin reisikirja peale, kas mind hakkas see reisikiri kuidagi tüütama ja siis ta nagu ise, ma kohtasin selle hästi ühte huvitavat poissi, kelle ma võtsin nagu eeskujuks. Ma mõtlesin nagu kino moodi, ma kujutasin selle poissi endale väga hästi ette, kes sõidab ja selles mõttes, et mul osad sõbrad küll heitsid ette, et päris sellist tüüpi ei saa olemas olla, aga saab küll. Aga on ta natuke su enda moodi ka? Paratamatult kindlasti on, ega ma ei oska ju nagu väga kõike nagu kujutleda, aga ma ei oska seda öelda. Seda nagu kõrvalt kui lugeda ja mind tunda, siis on seda kergem öelda kui mulle öelda. Et ma ei üritan nagu ise ennast sinna sisse panna, selles mõttes, et see on nüüd see. Sinu noored tegelased seal Vietnami retseptis, leiavad nad õnne? Seda ma küll ei hakka ütlema. Ja peale sellega seda õnne sa jäädki otsima, kui seega ma ei usu, et nad leiavad. Aga nad üritavad kindlasti. No kui palju see siuke väljaspoolt selle enda otsimine, kui palju see nagu tuge annab? Annab kõvasti, sellepärast, et need olud on nii teistmoodi ja siis paratamatult paneb see enda kanisi kuidagi teistsuguse olukorda, siis kõik asjad tunduvad teistmoodi, ise tundub ka teistmoodi. Et selles mõttes on täitsa mõistlik vahepeal ära käia. Meie suur sõprus on seotud teatriga ja sinu näitemängudega. On see su esimene romaan? Ei ole, tegelikult, ütleme see teine raamat, Palun õnnelikuks, oli küll 3 pikka lugu, see oli ka sisuliselt nagu romaan. Ja Varblane oli ka romaan, aga nüüd keegi siin hakkas romaan, kui nii on põnev rääkida, las olla, aga vähemasti on kõige paksem lugu küll, mis ma olen kirjutanud. Ja. Et väike trikitamine, aga... Ja. aga olgu, kui sa oled juba 3 romaani moodi raamatut kirjutanud ja see 3. kõige paksem on, siis mis on nüüd vahe sellega, kas kirjutad näitemängu või romaani? Ega selles mõttes nagu näidendit ja stsenaariumis pead nagu üles, see on rohkem nagu seal on nii palju, seda töömaht on ütleme väiksem, aga sa pead rohkem nagu üles ehitama seda asja. Romaanis on hästi palju seda puhast kirjutamist, kirjutad, siis tõmbad maha ja siis hakkad uuesti kirjutama. Et aga ega üks töö ei ole mul hakkas väga see romaani kirjutamine meelde, et oleks aega, ma kirjutaks veel. Kaua sul aega võttis? Umbes aasta läks, ma arvan, aga ma kogu aeg kirjutanud, aga kõigi nendes, et tegelikult aasta on vähe, et tegelikult oleks mõnus, kui paar aastat oleks aega. Võib ju ka hoopis nii palju hakata fantaseerima, et võib-olla Eestis polegi enam romaane mõtet kirjutada, et kõik loevad eneseabiõpikuid. Ei ole sellest, ega siis keegi kirjuta romaane, sest kellegi pole aega. Ükski kirjanik pole nii rikas, et ta saaks romaani. Mitte ükski kulka ei maksa sulle 2 aasta mingit sellist stipendiumi istuma, kui ma kirjutan. Seda ei juhtu. Inimesed, kes lähevad pensionile, hakkavad romaane kirjutama, kes nad ei mäleta enam midagi, mis toimus. Et see on see häda. Tegelikult peaks romaane kirjutama praegu,
aga see on siuke mõisnike lõbu, aga Tolstoil enam orja pole, nii et midagi ei ole teha. Milline on viimane romaan, mis sulle endale nagu lõbu on pakkunud lugejana? Ma lugesin täitsa kogemata seda sama Haruki Murakami. Kas ta oli siinpool lõuna, sealpool läbi, pealkiri mulle kogu aeg meelest ära, aga jube kiht kirjanik. Ma hakkasin mingit järgmist asja lugema, aga ei jõudnud lõpule, aga täiesti ootamatult siuke teistmoodi asi, ei olnud tükk aega midagi lugenud. See oli kohe üllatav, mulle väga meeldis. Aga kuidas Eesti Parnassil lood on? Ma ei ole 100 aastat ühtegi Eesti asja lugenud. Ei, no küll ma jõuan lugeda nüüd. Kiviraha lood tulid välja, need ma loen kindlasti läbi. No ma mõtlen just romaani teema. Ja siis mind ähvardaks, ma pean ema lubas, et ostis selle õnne poole, ma loen selle ka läbi kindlasti. Jätkame lugemiskontrolli kirjanike seas. Viimati läbi lugesin. Kas ma mõtlen, millise ma päris läbi lugesin? Ma arvan, et päris läbi ma olen lugenud mõningad ingliskeelsed asjad, mis mul on telefonis sees. Sest ma ei oska veel oma telefoni sisse tõmmata eestikeelseid e-raamatuid. See lihtsalt paraku nõnda on, mul on käsi praegu natuke haige, ma nikastasin selle ära trepi peal ühte, ütleme sellist jõulisemat Soome daami kukkumisest päästes ja see tähendab, et mul on rasket raamatut hetkel väga raske vasakus käes hoida. Ma loen seda, mis mul on telefonis, telefon on kerge. Nii et see, et raamat ei ole enam paberkujul, on sinu kui kirjamehe jaoks täiesti iseenesest mõistetav? Jah, on küll. Et ei nostalgitse? Nostalgitseda võib natukene ikka, igavesti tore on ju vaadata neid vanu krõbisevaid asjakesi, aga paraku on häda selles, et nad hakkavad vaikselt puruks pudenema. Lihtsalt tselluloospaberi eluiga on säherdune, et suurt üle 100 aasta ei edene, nii et meie vanemad asjad, neid tuleb juba praegu hoida kaunis hermeetilistes tingimustes, päris igapäevaseks lugemiseks nad ei kõlba. Ja see tähendab, et asjad peavad minema teisele kujule, täna paberile trükitud asjad peavad muidugi veel rahulikult 100 aastat vastu ja võib-olla kauemgi, aga ei ole ju vaja. Riiuliruum on piiratud, eluruum on samuti piiratud, ei ole võimalik kõike seda, mida tahaks lugeda endale paberkujul tekitada ja peale selle palju sellest asub ju kuskil kaugel. Kui sa saad ühe piiksuga endale asjakese osta, mille saatmine teisest maailma otsast oleks võib-olla suisa võimatu, siis on see ju maru tore. Ja ma arvan, et see, kui trükitud raamat muutub selliseks väärikaks luksuskaubaks, et ma ostan midagi, mis mulle tõeliselt meeldib, ma olen nõus selle eest natuke raha välja käima ja kogu maailma jama ei pea enam paberisse raiuma. See on ju ainult hea. Aga paber kannatab kõik. Saate järgmine lugu on mehelt, kellel on suure elukogemuse kõrval väike kirjutamiskogemus, aga kes tahab oma kirjutamisest väga rääkida. Ta on oma kulu ja kirjadega avaldanud 2 raamatut. Kus jutustab lugu metsikust läänest nimega Eesti, kus 80-ndate, 90-ndate vahetusel plahvatavad pommid, tehakse raha ja naistele lapsi, lüüakse 11 mättasse, uputatakse parvlaev Estonia ja aetakse Vene avarustel metalliäri. Mulle muidugi niisuguse maha langetatud silmadega on küsitud, kas te saate Scandiumi hankida näiteks. See on mis seal sees ka on niisugune küsimus tuli ja üle lähe meeste poolt. Nii et, ja samal ajal on ka pakkumine olnud. Peterburist või oli tol ajal veel vist Leningrad oliga, ma ei mäleta. Siis oli sealt poolt oli ka pakkumine, et kas saad realiseerida. Nii et mina ei ole metalliäri iialgi teinud ja mul ei ole, ma ei ole ärimees kunagi olnud. Aga need on võetud sisse ja tegelikult nii see käis, ma olen sellest väga palju kuulnud ja ma tean, on olnud võrdlemisi kaugemaid tuttavaid, kes on sellega tegelenud. Alates ütleme nüüd juba siis Õndsast Lepiksonist näiteks, kes tegeles mitte otseselt, aga oma süsteemiga. Ja see oli üldiselt ohtlik ala, sest mida kõrgemaks see metallide proov, mille väärtus läks, seda ohtlikumaks läks elu, see oli võrdelises sõltuvuses. Kes te siis ikkagi olete? Endup seostub Eesti iseseisvuse algusaegade poliitikamängudega. Kui ma seda ise teaks, kes ma olen, nagu ma siin enne mainisin, aga kindlasti esimene asi, kuhu liigitatakse tervet hulka gruppi, osa neist on muidugi juba surnud, see on 20. augusti klubi ja seal on need, kes hääletasid siis 20. augusti listi iseseisvuse poolt. Ja selle klubi ma olen tegevliige ja mitte ainult, ma olen juhatuse liige, isegi asepresident praegu.
See on ilmselt see tuntuse pool, jah. Aga tihti seostatakse mind Riigikogu liikmesusega, ma ei ole kunagi Riigikogu liige olnud. Aga küll olin ma minister, aga ma olin minister nii-öelda metsast võetud mehena siis Laari ja Tarandi valitsuses ja kaitseminister 94. aastal 300 päeva, ütleme, keskeltläbi olin ma. See on peaaegu aasta. Jah, see on peaaegu aasta. Jah, kui pühapäevad või laupäevad maha võtta, siis tulebki aasta tööpäevad. Need kõik olid tööpäevad ka, vaevalt, et mul seal vaba oli. Ja. No aga kui mees metsast tuleb kaitseministriks ja aastad on 90-ndad, et kuidas see ministriks olemine üldse võimalikuks osutub? Ei, no eks see metsast on natuke allegooria siiski, sest ma olin ülemnõukogus, ma olin riigikaitsekomisjoni esimees ja see oli oluline asi, siis tuli endale paljud asjad selgeks teha, mida enne lihtsalt ei taibanud või teadnud. Ja see on ilmselt põhjus ja see oli ka põhjus, miks Laar mind viimase hädas valis, sest kõik ministrid olid, keda ta püüdis valida, olid kuidagi pidi politiseeritud. Kas olid liiga polkovniklikud või olid vastupidi liiga rahvuslased ja ta püüdis leida niisuguse neutraalse vennikese ja nad minu näol ta selle sai. Alates 98. 97. aastast olen ma siis olnud riigikaitsealasel diplomaatilisel tööl. 2 ringi olen ma teinud kaitseatašeena läbi. Soome, Eesti, Läti, Leedu oli esimene 3 riiki, mis mul olid ja teine oli siis Taani, Norra. Aga mis paneb siis teiesugust ikkagi auväärt isandat raamatuid kirjutama? Jahist, kalapüügist ja kõigest muust korilas nendest erialadest jääb väheseks. Sellepärast tahaks täita millegi muuga ka, sest et ma just eelmine nädal ma olin Võrumaal jahil ja sain ühe vanea tuttavaga kokku ja ta ütles, et kas sa tead, et ma sain Kuperjanovi raamatukogust sinu raamatu ja ma lugesin, see on huvitav, ma panin ta öökapi peale ja võtan sealt jälle ja loen. mõningad niisugused kiiduväärsed, jah, aga need on tuttavad ja sõbrad. Ja ma konsulteerisin Oleskiga tegelikult. Romaanivõistlused veel toimusid siis, et ütles, et hea küll, et saadate romaanivõistlusele. Ja ma rumala peaga saatsin ja mul oli see mustand ja mul ei olnud ta üldse niisuguses konditsioonis, nagu ta nüüd raamatuna ilmus. Ja ma sain seal hävitava selle, minu meelest üks, kes kritiseeris, oli Eeva Park. Muidugi tema kriitika oli natuke nimelik. Ta leidis, et näiteks esimeses osas, et ei saa olla, et marjuline ei saa hommikul kell 7 metsa minna, sest marjad on veel märjad. No jah, seda ma ei kommenteeri. Aga ja minu meelest, kas ma ei saa teist, kes kommenteeris, kas võis isegi Jan Kaus olla. Ma ei just ka allkirja järgi, seal ei olnud allkirja järgi, ma arvasin. Ja ega siis midagi, aga see mind ei liigutanud, sest mina Kirjanike liidu liikmeks ei pürgi, ehkki ma 2 raamatu kirjutamisega võiksin juba põhimõtteliselt seda olla. Ma teen seda iseenda huvides. Mul on 2 asja, mida saan kindlasti öelda. Mu naaber ütles, et võta tee ikka naistega mingisugused lugusid ka sinna sisse. See oli põhjus, miks ta ütles, et ma muidu ei loe seda. Ja teine mul on sõbrad kalamehed, kellega me käime seal Norra rannikul, ütles, et pane seda seal mitmed öelnud, et kuule, et pane seda meie asja sealt sisse. No sellepärast ma olen need 2 ja need sai seostada väga hästi. Pseudonüümi Arju Virukas all on Enn Tupp avaldanud oma esimese romaani Detsembri päike ja peategelase nimi on ka Arju, autori nimekaim, kas kirjutaja alter ego. Tunnistan, et raamatu autori taust mõjutas mind seda teksti lugema. Oma aja lõhn on asjal küljes, aga kirjanduse mõõdupuuga seda raamatut mõtet mõõta ei ole. Tegevuse tulevärk Detsembri päikeses ja dekoreeritud jumalates võtab silmanägemise. Kõrvaltegelaste nimekirja troonivad Osama bin Laden ja Dudajev. Veidemann ütles ka, et see on nagu Ameerika mägedel, et paned üles ja siis põrutad kohe alla, siis on südame alt külm ja peategelasel ka. Ta on lihtsalt inimene, kes püüab leida oma nissi või elada kuidagi sellest, kui hästi ta selle välja tuleb. Aga kui ta satub paratamatult sellesse elukeerisesse, siis ta peab sellega kaasa minema. Ja tihti ongi inimestega siin midagi parata ei ole. Kui sa ikka, siis sul on 2 võimalust, kui ütled ei või jaa. Ja kui sa ei ütled, siis su asjad võivad palju halvemini minna, nii et sel juhul on. Või seal näiteks võtame kas või need, mis esimeses osas on need juriste, keda värvati KGB-sse näiteks tööle. Ja milliste siis meetoditega, nagu see on teises osas. Või oli valik, et kas lähed Hiina piiri äärde või tuled ja kui tuled, siis saad veel korteri ka peale. No
Jumala pärast, inimene ei ütle ära, ta elab üks kord ja miks ta peaks Hiina piiri äärde minema koos oma naise ja väikse lapsega. Kas te James Bondi filme vaatate? Jaa, väga huviga. Luure asjad on niisugused, et kui sa oled kord luurajaks värvatud, siis sa sellest jupist enam välja ei tule. Sa võid mitmekordseks saada või mitmete teenistusel töötada, kuid sealt välja tulla eluga ei ole võimalik, ainult osavusega võib-olla. No mitme luureagent teie ise olete olnud? Jah, on asju, mida ei saa, mis on elu lõpuni, ei või välja öelda. Aga kuna ma olen töötanud sõjaväediplomaadina, siis sõjaväediplomaadid puutuvad kokku luuretööga kindlasti. See on selge ja siin ei ole midagi parata. Siin ei ole, kui sa ei saa selle eest ära hiilida, kui sa oled omale valinud selle ala. Aga sellest ei räägita ja tavaliselt sellest ka ei kirjutata. Ja ma ei kavatse seda teha. Aga mitme luureagent teie tegelane on? Nüüd on tegelane, on tegelikult ta juba kahe luureagent on, aga kolmas peaks nüüd juurde tulema. Iisraeli luure? Ja just Mossad peaks tulema juurde. Et sellest jah, ja nüüd kuidas nad siis omavahel seal hakkama saavad, see on mul veel endal ka müsteerium natukene. Milline on elu võimalikkus kutselise kirjanikuna? Kirjanike kutseorganisatsioon Eesti Kirjanike Liit sai äsja 90-aastaseks. Kuulame maad. Palju õnne sünnipäevaks, Kirjanike Liit! Aitäh, Tallinna Televisioon! Tallinna Televisioon tahab teada, kuidas kirjanik täna ära elab. Täna? Ma arvan, et täna pole väga vigagi, sest täna on siin üht-teist süüa, üht-teist juua ja üleüldse päris hea tuju, aga vaata siis, kui söögi ja joogiga on kehvemini ja tuju on ka halb, siis elab kirjanik halvasti. Katsume ikka teha nõnda, et neid viimati nimetatud päevu vähem oleks. Aga äraelamisega on niimoodi, et kirjanikud teevad väga mitmesuguseid töid, mis mõnes mõttes on päris hea, sest oleks kole hirmus, kui meil oleks ehitatud näiteks 300 väikest elevandiluust torni, kõik istuksid nende otstes ja muudkui pusiksid seal oma soodu. Siis tekiks küsimus, et tuleb aeg-ajalt suunata kodanikud tootvale tööle, eks ole. Samas, kui nad kõik istuvad muudkui tootval tööl ja elevandiluust tornikest pole mitte kui ühtegi, siis on asi nagu teistpidi halb. Praegu on rohkem sinna poole kaldu. Et hää tasakaal on see, mille tahaks saavutada, et vajaduse korral oleks võimalus minna ja rahulikult teha seda, mida sa oskad, nimelt kirjutada. Ja siis teha vahepeal mingisugust teist asja, mida sa võib-olla niisama ei oska, aga mida sul on vaja selleks, et sa teaksid, millest kirjutada. Kirjanik, kes ta siis on? Meie aja au, häbi ja südametunnistus või? Ma arvan, et see aeg on vast möödas, kui kirjanik peaks olema au, häbi, südametunnistus ja kõik muud ilusad ja koledad asjad kokku, sest mitte kogu maailma informatsioon ei voola enam raamatu kaudu ja sa ei pea püüdma olla ühes isikus ja ühes teoses kõike, mis üleüldse olla saab, vaid sa saad keskenduda tegelikult sellele, mis on oluline ja nendele kvaliteetidele, mis on ilukirjandusele ainuomased. Et sa ei pea iga rea vahele toppima poliitilist programmi, eks ole, või mingisuguseid rahvuse edasikestmise seisukohalt olulisi programmilisi seisukohti, vaid sa saad lihtsalt teha head eestikeelset teksti, mis on tegelikult selle edasikestmise seisukohalt hoopistükkis olulisem. Kirjanikku Eestis on? Seda on pagana keeruline öelda. Ma saan öelda, et Kirjanike Liidu liikmeskond on viimase 10 aasta jooksul üsna stabiilselt seal 300 ümber olnud, mõni rohkem, mõni vähem, nii nagu parasjagu rohkem juurde võetakse või eest ära sureb. Aga Eesti Kirjanike Liit kutseühinguna teadupärast ühendab ju ka kirjandusteadlasi, kriitikuid, tõlkijaid, ühesõnaga, ütleme, selliseid kirjutavaid inimesi, kelle jaoks suuremates riikides on tihtipeale omaette liidud, meil ei ole selle jaoks eriti põhjust olnud. Nii et kui sa küsid
eestikeelset ilukirjandust hetkel aktiivselt loovaid inimesi, sest eks osad on ju ka pensioneerunud ja loobunud kirjutamisest ja nõnda edasi, siis ma arvan, et see arv ei ole mitte kunagi olnud rohkem kui 100 inimest korraga ja võib-olla terve ajaloo jooksul on neid inimesi ehk olnud 1000. Ja tegelikult päris haruldane loom see Eesti kirjanik, et kuramust teda tuleks hoida. Nii, no millal kirjanik palga saab? Palka sellisel kujul, et nüüd panen kirja, mina olen kirjanik, mind võetakse palgale ja soovitavalt veel tähtajatult ja elu lõpuni säherdust asja vast mitte juhtuma ei saa. Küll aga ma väga tahaksin, et tekiks selline normaalne põhjamaine stipendiumisüsteem, mis võimaldaks tarvidusel ka aastaid tegelda kirjandusliku tööga ja sellest normaalselt ära elada, sest ütleme, eesti keeles, kui me tahame, et see kirjanduse pilt oleks hästi mitmekesine, siis on ju täitsa selge, et kõigile neile raamatutele otseseid ostjaid ei jagu. Kui isegi riik ei jaksa osta neid raamatuid kõigile raamatukogudele, riik ja omavalitsused ja kes meil rahastavad raamatukogu asju, mis me siis veel inimesekesest räägime. Ta ostab mõne raamatu, mis talle tõepoolest väga meeldib, aga ta ei jaksa osta kõiki, sest raamatuid seni veel kirjutatakse päris palju ja seni veel üsna heal tasemel. Kui me tahame, et see tase püsiks ja ei kukuks alla sihukeseks täitsa muude asjade kõrvalt tehtavaks harrastamiseks, siis me peame sinna natukene panustama, sest praegu veel on kellesse panustada. Aga see võib kaduda. Mulle meeldiks tegelikult vaikselt ja rahulikult oma asja edasi ajada, sellepärast et raamatu kirjutamine saab toimuda tegelikult ikkagi üksinduses ja selline üsna kihvt melu, nagu siin täna praegu on, et see on, tore on näha toredaid inimesi, aga mingil hetkel tuleb vaikselt minema kõndida ikkagi, nii et kirjutuslaua taha jõuda, et eks ta nii vist on. See, et eesti keel nii väike on natuke kurb ka kirjutamise jaoks, et tal on nii väike lugejaskond. No eesti keel on fantastiliselt kihvt, see on täiesti selline emotsioon, et eesti keel kõlab hästi ja see tekst, mis sinna tekib, see on imeilus aga kui ma mõtlen selle keele tuleviku peale, siis ma tegelikult ei ole üleüldse optimistlik. Ma olen ka varem oma kolleegidega arutanud seda, et praegu on ju ilmunud Eesti juurtega kirjanike raamatud, kes kirjutavad mingis võõrkeeles ja vaadates seda, kuidas noor põlvkond praegu inglise keelt räägib, siis ma imestaks üldse, kui mõne aasta pärast hakkavad meil ilmuma Eestis elavate inimeste poolt kirjutatud mõnes teises keeles raamatud. Ja mina arvan küll, et kuna praegu tegelikult tehakse ka seda riigi kultuuripoliitikat ja et oleks ikka ülima aeg mõelda selle peale, et panna selline lihtne, lapsesuine küsimus täitsa püsti, et kuidas teha selle poliitika raames nii, et Eestis oleks jälle võimalik kirjutada romaane. Et see võib kõlada naiivselt ja tegelikult sellised kultuuripoliitika tegijad ilmselt küsivad märksa sellist kantseliitlikumaid küsimusi, jagavad funktsioone riigi ja omavalitsuse vahel ja looja vahel ja nii edasi. Ja kõige selle tulemusena ma ei ole üldse kindel, et see looja ikkagi seda luua saab nagu. Me peame jõudma ikka selleni tagasi, et selline kirjaniku kutse Eestis oleks jälle au sees, nagu kunagi oli.